mind. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. Jeesuse juures hingan nüüd ma, taevase rahu seal annab ju ta. Jumalik tõde juhib nüüd mind, ta armu väge kogeb mu hing. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. Õnnis ma olen lootuse sees, kõik minu elu on Jumala käes. Üürikest aega kõnnin siin teel, pea laulab taevas rõõmsalt mu keel. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. Tere sõbrad Viljandis! Vot selliseid ootamatusi tuleb praegusel ajal palju ette ja mõneti see, kuidas me nendes olukordades reageerime, kuidas nendega hakkama saame, tegelikult näitab midagi ka meie kohta. Ja tahaks, et tegelikult selles kriisiolukorras me kasvaksime tugevamateks mitte ainult inimestena, vaid ka inimestena Jumalas. Ja õpiksime midagi nii Jumala kohta, aga õpiksime midagi ka iseenda kohta. Ka nende nagu kohtade kohta oma elus, mis vajavad tugevamat treenimist, ülesehitamist või ka mõningate võib-olla seisukohtade osas, mis vajavad muutmist. See sõna, mida ma teiega täna jagan, on olnud minu sees ühest hetkest alates väga tugevalt. Ja Jumal pani selle minu sisse, ma julgen seda nii öelda. Ja see sõna Piiblis on Luuka evangeeliumi 20. peatükis 9-19 salmini. See on pikk lugu tähendamissõna Viinamäe rentnikest ja tegemist on maailma suurima vandenõuga. Vandenõudest räägitakse meie ajal palju ja ma julgeksin öelda, et siin on maailma kõige suuremast vandenõust juttu. Ja mis on veel võib-olla oluline siin juures öelda, et me ise oleme olnud osa sellest vandenõust. Ja kui sa täna kuulad mind, kui sa oled osa Viljandi koguduse teenistusest või vaatad järele, siis tegelikult on siin ka väga tugev hoiatus ja väljakutse, et me peame midagi ette võtma, et me ei oleks osa sellest vandenõust. Aga loeme. Luuka 20:9 ja siit edasi. Jeesus aga hakkas rahvale rääkima seda tähendamissõna. Üks inimene istutas Viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning seisis pikaks ajaks võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need sellele annaksid Viinamäe viljast.
aga rentnikud peksid teda ja saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel teise sulase. Nemad peksid ja solvasid tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel kolmanda, aga sellegi nad peksid veriseks ja viskasid välja. See on päris karm kirjakoht. Siis mõtles viinamehe isand, mis ma pean tegema? Ma saadan oma armsa poja, võib-olla teda nad häbenevad. Aga teda nähes arutasid rentnikud omavahel. Tema ongi see pärija. Tapame ta ära, et pärand saaks meile. Ja nad viskasid ta viinamelt välja ning tapsid ta. Mida nüüd viinamehe isand teeb rentnikega? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamehe teiste kätte. Seda kuuldes nad ütlesid, taevas hoidku selle eest. Temaga ütles neile otsa vaadates, mida siis tähendab see kirjasõna? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, seesama on saanud nurgakiviks. Igaüks, kes selle kivi peale kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust sel samal tunnil pista käsi tema külge, kui nad kartsid rahvast. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Maailma suurim vandenõu niisiis. Kogu maailm on varastatud. Kogu maailm, võib öelda, on Jumalalt varastatud või pihta pandud. Ja see, kes seda tegi, veenab kõiki ülejäänuid, et see on meie oma. See kuulub meile. Ja me võime sellega teha, mida meie tahame. Paljud inimesed osalevad selles vandenõus ise aimamata, et asjad ei ole nii, nagu räägitakse. Selles loos siin, kui Jeesus oli selle rääkinud, siis öeldakse, et kirjatundjad ja variserid tundsid ära, et Jeesus oli seda rääkinud neist. Ja see reaktsioon, kuidas need reageerivad sellele sõnale või sellele äratundmisele, on see, et lööme Jeesuse maha, võtame ta kinni. Nad olid paljastatud. Paljastatud kellena? Paljastatud mida tegemas? Nad ei tunnustanud viinamäe omaniku poega viinamäe omaniku esindajana. Nad ei tunnustanud Jeesust Jumala pojana, kellel on õigus tulla ja küsida nende käest, mida te siin teete. Nad ei olnud valmis andma talle vastust, vaid nad ise küsitlevad teda, nad ise kiusavad teda. Viinamägi oli Jeesuse isa oma. Ja see reaktsioon, nagu selles loos Jeesus ise räägib, on see, et nad tahavad teda kinni võtta selle asemel, et vaadata enda sisse. Selle asemel, et jõuda selgusele, võib-olla ongi tema see, kellest Vana Testament räägib, kes on Jumala isa, looja, läkitatu. Selle asemel nad üritavad tema kõrvale lükata, mitte iseennast järele vaadata. Me elame tegelikult selles kriisis juba väga kaua aega, pikemat aega. Ja see kriis seisneb pikaajalises vastasseisus, mis ka on globaalselt väga kaua kestnud. Vastasseis Jumalalt elu saanud inimese. Vastasseis Jumalalt elu saanud inimese ja eluandja ehk looja vahel. Looja on korduvalt, Jumal on saatnud, nii nagu selles sõnas öeldakse, saadikuid. Siin mõeldakse Vana Testamendi prohveteid, kes tulid ja rääkisid Jumala tahet, rääkisid, mida Jumal ootab meilt inimestelt, kellele ta on elu andnud.
Aga prohvetitega juhtus nii, nagu selles loos ka öeldakse, nende käsi ei käinud hästi. Tõepoolest päris sõna otseses mõttes. Osad neist löödi ülesse, tapeti ära ja üldjuhul neid ei kuulatud. Ja sama juhtub Jeesusega. Selle kriisi nagu see probleem on milles? See on selles, et nii nagu need rentnikud hakkasid pidama seda, mis ei olnud nende oma, enda omaks. See, mis on väga, väga tavapärane meie isegi keelekasutuses, meie ühiskonnas. Me kuuleme seda väga paljudele erinevatel tasanditel. Minu oma, minu elu, minu tahe, minu otsus, minu ihu ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see on minu oma. Ja mina otsustan ise, mida ma sellega teen. Ükskõik, isegi kui see puudutab tegelikult kaudselt ka teisi inimesi. Mäletan meeleavaldusi, kus väga jõuliselt räägiti sellest, see minu ihu. Ja ma teen sellega, mida ma tahan. Ja see puudutab paraku ka neid, kes selles ihus tahaksid kasvada lapseks. Aga nendelt võetakse see võimalus ära. Ei ole see minu oma ainult. Ja minu otsused mõjutavad paraku väga paljusid teisi. See mõtteviis, et elu on minu oma, ihu on minu oma, toob kaasa ohtlikke tagajärgi. Meie elu või meie oma eluga, meie oma tegevustega, meie oma otsustega tegelikult mõjutame väga palju enam kui ainult iseennast. Me mõjutame teisi inimesi. Me mõjutame neid, kes on meie ümber ja praegusel ajal ju on see väga aktuaalne teema. Me ei teeks seda ülekannet ja jumalateenistus ei toimuks nii, kui selle taga ei olekski seda sama probleemi, et täna viirus levib inimeselt inimesele. Ja sellepärast me ka ei saa kokku, et me ei taha olla osa selles ahelas, selle levimise ahelas. Aga see ei tähenda, et me loobuksime selle otsimisest, et me loobuksime osaduse otsimisest, et me loobuksime Jumalast, et me loobuksime kogudusest, vaid me leiame viisid, kuidas neid asju korraldada ja teha. Nii et see konflikt või see probleem, mis selles tähendamissõnas Jeesuse poolt väga teravalt esile tuuakse, on, et see, mis peab kuuluma Jumalale, ehk elu, mida Jumal on andnud meile kõigile. Võib öelda, et kõik inimesed, need üle 7 miljardi inimese, on ju selle elu saanud Jumala käest. Aga ainult väikene osa tunnistab seda ja ütleb, et tõepoolest ja palub seda palvet, et sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ma olen aru saanud ja viimasel ajal just mõelnud palju sellele, et see palve eristab usklikku inimest mitteusklikust. Mitteusklik inimene või see inimene, kellel ei ole seda arusaamist Jumalast, kelle ees me vastutust kanname. Tema mõtteviis on seotud tema oma tahtega, selle teostamisega. Aga usklik inimene alandab ennast Jumala ees ja ütleb, sinu tahtmine sündigu. Nii nagu sa oled taevas, seal kus sina oled, Jumal, see, kes sina oled, nii nagu sina oled mõelnud. Tulgu
see teoks, saagu see teoks ka minu elus. Ma usaldan sind, ma austan sind. Sina oled minu jaoks autoriteet. See ei ole tavaline meie aja mõtteviisis üleüldiselt. Aga ma pean ütlema, et see ei ole tavaline vahel ka kristlaste keskel. Me siiski väga palju keskendume sellele, kuidas mina asjadest aru saan. Selle asemel, et väga tõsiselt küsida, Jumal, mida sina tahad. Jumal, kus sina oled oma mõtetega liikumas. Otsida Jumala sõna tähendust ja arusaamist ja alistuda Jumalale. See tähendab alandlikuks saamist. Ja see ei ole meile kellelegi lihtne tee, aga see on ainus tee, kuidas mitte selles vandenõus osaleda, millest siin räägitakse, kuidas mitte vastu astuda siis küll Jumala käest elu saanuna loojale, vaid öelda jaa, see elu Jumal kuulub sulle. Selle kriisi ajal tegelikult me oleme väga palju ja osad nimetavad seda hirmu külvamiseks, aga kui me kuuleme sellest, kuidas inimesed ka kaotavad elu, ka koroonat läbi põdedes või kaasnevaid haigusi läbi põdedes, siis see peaks panema meid mõtlema, et mida me oma eluga teeme. Ja siin ma mõtlen kõige laiemalt. Seda, kas ma investeerin täielikult ainult ja kogu mu tegevus ja ootused ja lootused on seotud selle maailmaga, selle eluga ja tõesti see hirmutab mind ja hirmutab meeletult, kui midagi ähvardab nii fataalselt seda elu siin. Siis mulle tundub, et minu olemasolule ei ole üldse mõtet. Annaks Jumal lahenduse ja ma tunnustan ka seda tööd, mida meditsiinitöötajad teevad, mida teeb meditsiiniteadus, otsides lahendusi. Annaks Jumal ka selle kaudu lahenduse sellele kriisile. Aga see kriis või see väärtuskonflikt ja see konflikt, millest ma täna räägin, see peab olenemata kõigest sellest lahenduse leidma. Meie elu ei ole ainult see, mida me siin elame, need 70-80 aastat, kui Jumal kingib, vaid Jumal on andnud meile, Jumal on loonud meid igavesteks olenditeks. Kus me tahame olla igavesti? Mis on see olukord, millest me üldse võime kujutada ennast igavesti elamas? Ma kardan, et sellistes oludes, nagu täna siin ja praegu, me ei tahaks elada igavesti. Me igatseme juba tagasi seda, nagu öeldaks, seda normaalsust, mis oli. Kuigi seal oli hädasid ja väljakutseid ja raskusi väga palju. Aga meile tundus see juba parem. Aga Piibel ütleb, et Jumal on valmis pannud meile midagi palju enamat. See maailm tõepoolest on kahjustatud ja on toodud võrdpilti, et ühest teisest viirusest ja see on patuviirus. See on see, et me oleme elanud isekalt. Ja seda on tunda, seda räägitakse seoses ökoloogilise kriisiga. Me oleme elanud isekalt, aga seda me võime rääkida seoses perekonnakriisiga. Isekus seal on toonud kaasa väga traagilisi tagajärgi. Sellest on vaja loobuda. Siin on tarvis, ja Piiblis me ütleme, et siin on tarvis meelt parandada. Siin on tarvis meelt parandada. Selles loos need rentnikud peavad enda omaks
Jumala käest nendele antud viinamäge. Ja kõik see, mida nad sealt saavad, seda nad peavad enda omaks. Kuidas oleks teistpidi? Kuidas me kujutame ette seda, et mis oleks seda viinamäe omanikku rõõmustanud? Et kui ta saadab oma esindajad siis nende rentnike juurde, siis neid võetakse vastu, neid austatakse. Antakse osa sellest, mida ollakse kogunud, selle tulust. Kuidas see ümber panduna siis meie ellu võiks tähendada? Et me tunnistame Jumala autoriteeti oma elus. Me tunnistame, et see, mis meil on, see peab austama Jumalat. Ja see peab olema õnnistuseks või kasuks inimestele meie ümber. Jeesus ise ütles, et kõige suurem käsk on see, et armastage Jumalat üle kõige ja kaasinimest armastage nii, nagu te armastate iseennast. See on see, mida Jumal siit ootab. Ülemiste City's, kus ma praegu koos heade sõpradega oleme Jumala abiga ja me usume, et see on tema tahe, rajamas kogudust. Ülemiste City on Eesti Silicon Valley ja seal on palju kõrgtehnoloogilist ettevõtlust ja me käime praegu koos tegelikult ühe suure Ülemiste City tehase kontoris oma põhiliselt vendadega ja igal kolmapäeva õhtul kohtume nendega. Ja me jagasime neid samu mõtteid ka omavahel. Aga üks asi, mis mulle on väga kõrva jäänud Ülemiste City arendajate poolt ja ühest küljest on see väga positiivne, et otsitakse talente. Otsitakse neid, kes on edukad või on valmis õppima ja arenema ja midagi andma endast välja, mis seda Ülemiste City või üldse seda väärtust, mida väärtustatakse, kasvataks. Aga see, mis mulle kõrva jääb, on see, et need talendid, neid peetakse iseenda omaks. Ja see, mida see peab siis tootma, see peab tootma meie heaolu. Ega Jumal ei taha meile halba. Ega Jumal ei taha, et see, mida me teeme, nagu ma ütlesin, see peab tulema õnnistuseks inimestele. Aga me peame arvestama Jumalaga. Me peame arvestama, et see elu, talendid, annid, mis meil on, aga ka viisid, kuidas me saavutame eesmärke oma elus, et see austab Jumalat. Et me tunnistame tema õigust sellele elule, mida me elame. Ja ühel ajal, kui me tõesti siit elust, nii nagu ma ennem rääkisin, ära läheme, varem või hiljem, me anname Jumalale justkui tagasi selle, mida ta meile andis. Ja siis on küsimus, mida selle eluga tehti, millist vilja see elu kandis. Kas me oleme elanud ainult iseendale? Oleme me arvestanud sellega, et see on olnud Jumala and meile ja et see võiks tuua rõõmu Jumalale, et Jumalal võiks olla hea meel, nii nagu piiblis teisale öeldakse, et sa oled olnud ustav nendes asjades, kuhu ma olen sind pannud ja mul on hea meel sinust. Just nimelt sellist meeleparandust ootab Jeesus variseridelt, kirjatundjatelt, aga sealt seda ei tule. Nad otsustavad hoopis karistada sõnumitoojat. Nad otsustavad Jeesuse kinni võtta, vaigistada teda. Kõige selle olukorra keskel, kus me praegu oleme, anname tunnistus sellest, et kogu see elu kuulub Jumalale. Ja ka nende raskuste keskel me küsime, Jumal, mida sa selle kaudu meie ellu räägid? Mida sa tahad
meie elus muuta? Mida sa tahad, et muutuks meie ühiskonnas, sest meil on olnud vabadust kaua aega. Meil on olnud 30 aastat vabadust otsida Jumalat, täita kirikud. Ja nüüd, kui seda vabadust piiratakse, siis me muutume rahututeks. Me nõuame tagasi seda vabadust. Aga mida teha? Kas jätkata selliste rentnikena, kes ütlevad, et see kõik on meie oma ja me teeme sellega, mida meie tahame? Või nende raskuste keskel me oleme valmis meelt parandama? Ütleme, Jumal, ma tahan oma elu anda sulle. Jumal, ma näen, kui habras on elu. Ja sellepärast, Jumal, ma austan sind. Ma austan sinu õigust öelda sõna minu ellu ja juhtida mind läbi selle elu igavesse ellu. Siis on ka sellest kriisist kasu, sellest kurjast võib tõusta head, kui meie mõtteviisis saab midagi põhimõtteliselt muudetud ja me ei jätka elu Jumala vastu protesteerides, enesele keskendudes, vaid me jätkame seda elu Jumalat austades ja olles õnnistuseks nendele inimestele, kes on samuti Jumala pojad ja tütred. Jumal väga õnnistagu teid, Jumal andku jõudu ja hoiame oma vaimu kõrvad lahti, alandame ennast Jumala ees, et kuulda teda kõnelemas praegu meie ellu, et luua midagi uueks, luua midagi teiseks. Kui sa kuuled teda rääkimas, siis võta see usus vastu ja alistu Jumalale. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Olen õnnelik, ei ta mind jäta, kõikjal saadab mind armupilk. Ta on tõotanud ikka muret kanda, igal ajal oma laste eest. Lubab kõik, mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda eest. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Isa sülle tahan muremata, tema teab ja tema suudab kõik. Kui ma kuskilt poolt ei leia abi, tume tulevik on minu ees. Isa käsi viib mind kõigest läbi, see mu ainus lootus häda sees. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Isa sõna seisab kõikumata, tema arm on kindel varjupaik. Jää nüüd üsna vaikseks minu süda, ära enam nõnda mures käi. Tema peale südames sa looda, ei sind Jumal unustada